üks väikene maastikuvideo tõusult paani ja nümfide koopa juurde eemalt paistmas Parnass. See on üks pöörane läbikatsumine. Me oleme läbinud ummikuid, oleme tõusnud piki kohutavaid mäekülgi ülesse, mina autoroolis, ja nüüd leidnud lõpuks ühe kaljuse terava raja siia üles. Tundub, et keegi siin ei käi või nad käivad alt Delfi juurest, sest ametlikku matkarada pidi, aga meie oleme nüüd siin. See on pöörane. Tsah. Tsah. Tõeline läbikatsumine. Nüüd hakkas vihma sadama. Seda ei tea, kuidas me siis alla saame, sest see rada läheb libedaks. See on alati selliste matkaradade puhul oht. Paan paneb meid proovile. Enne autoroolis ma olin lausa paanikas vahepeal. See koht on selline kultuspaik metsiku ja kultuurse, võiks öelda kõrgkultuurse piirimail. Nagu praegu on näiteks päike tuleb pilve tagant kergelt välja ja samal ajal sajab. See võiks anda ka vikerkaart. Et selline liminaalne koht, nii nagu me teame kultuuriloost universaalset printsiipi, et just sellises üleminekualal, piirialal on tihti pühad kohad. Nii ka siin, see on selline väga suur mastaap. Minu suhe selle kohaga on ka läbi luuletamise, ma kirjutan sellel reisil nii palju. Parnass on aeg-ajalt nii morn, siis jälle näitab heledaid lumiseid laike. Nii see on. Ega ma otseselt sinna Parnassile ju ei tükigi. Mulle lihtsalt meeldib, kui voog on avatud ja ma kirjutan. See on nii hea. Siin see toimib. Ja päevikut pidada ei ole lihtsalt mahti, sest et nii huvitav on. Nii tihe on, nii äge on. Ja siis luule on hea optimaalne vorm. Meri paistab ka. Näitan teile merd. Vot niimoodi võib tegelikult merd ka näidata. Võtsime auto sinna alla külasse. Kuskil on vot meri. Korintose laht. Seal all on Delfi ka. Kuulus Delfi oraakel, kus püütja toimetas ja võib-olla toimetab tänaseni. Mina muuseas kunagi ammu, aastal 2003, kui me ajaloolaste rebaseid ristisime, sest antiigi teemal, nii nagu see ikka ajaloolastel kombeks on valida ajaloost mõni periood, mille stiilis siis see rituaal läbi viia. Siis meie korral olime me kõik siis niimoodi riietatud valgesse ja poseerisimegi siis seal Olümposel. Ja mina olin püütja. Ehk siis see preestrinna, kes siin neid ettekuulutusi kõigile, kes siia siis kogunesid, jagas. Igaühele vastavalt siis sellele, kuidas keegi. Me katsume õhtuks jõua siis Delfisse. Vaatame siis, kuis see paik meiega kõneleb. Aitüma kõigile! Tore, ma hakkasin Kreekas ka maastikuvideosid tegema. Üldiselt ei tee väga siin, sest siin on nii palju kõike. Pigem luuletan. Nüüd ma lähen siit kaljust ülesse ja seal on koopad. Koopad, kus elab paan, kus elavad nümfid.
ja kuhu on, võiks öelda, juba vähemalt 6000 aastat inimesed tõusnud ja seal siis ande toonud nendele jumalustele ja sealt on leitud mingisugune 22 000 sellist pisikest luust kujukest, mida on siis sinna põhiliselt selline lihtsam rahvas, karjused ja siit külade inimesed toonud, aga eks seal käis ka uhkemat rahvast. Nii, tervisi kõigile! Kallid sõbrad, te näete siia üles toob tegelikult selline tee, täiesti sile ja sillutatud. Näete, ta tuleb näete, ta tuleb siia välja ja mina tulin kogu selle maa mööda seda järsku mäe külge. Lihtsalt igasugust klibu ja igasugust hullust pidi. Aga ma olen kohal, mis on nagu kõige tähtsam ja päike sätib ennast pilve tagant välja, nii et õnnistus, puhas õnnistus. Niimoodi. Nii, ja siin ta on, osa. Juhtun filmima siin, see on küll huvitav. Osa. Siit tulvab välja sellist kirjeldamatut hoovust, et ma lõpetan lihtsalt filmimise ja kogen. Jah, ma teen seda kohe. Suur tänu. See hakkas filmima. Sul on kõhu peal nii tore hele triip. Vaadake seda. See on Delfi oraakli vastus mulle. Olen nii tohutult tänulik. Esimesel hetkel, kui me auto peatasime siin Delfi oru nõlval ja ma tervitasin seda kohta ja ma nägin seda paika, mida olen ma näinud varem oma nägemustes, siis kohe ilmus siia keset orgus selline vikerkaar. Ma olen nii tänulik.